Tere laupäeva! Ma tean, et ma lubasin või rääkisin, et meie järgmine video on meie töödest, kuid mina olen oma osa ära filminud, aga Timol läheb vahepeal meelest või kogu aeg meelest läinud enda tööd filmida, siis täna hoopis on siit 200 kilomeetri kaugusel rodeo üritus ja ma lähen sinna meie armsate Eesti sõpradega. Timo on kahjuks tööl, nii et ma lähen üksi nendega. Aga ma mõtlesin, et ma räägin võib-olla mõndadest asjadest, millest siis töövideos ei pea enam rääkima ja siis too video äkki nii pikaks ei veni. Aga kui meil tsüklon oli, siis see oli ilmselgelt meie elu esimene ja paar nädalat tagasi oli meil siin maavärin. See oli 6,8 magnituudi ja alguses nagu oli lihtsalt selline tunne, et lihtsalt kuskil nagu hakkas midagi värisema, nagu ülemisel naabril oleks käinud tsentrifuuginud normaalselt see pesumasin ja siis see nagu kuskil kaugelt oleks tulnud see reaalselt. Ja siis see jõudis järjest lähemale, lihtsalt kõik klaasid hakkasid värisema majal ja kõik lihtsalt nagu värises ja siuke nagu survetunne oli minul. Ja ma tulin püsti ka, ma võtsin juba oma arvuti ja oma telefoni. Ma just pikutasin voodis ja ma võtsin oma arvuti ja oma telefoni ja ma olin juba nagu, et kus ma lähen, kus ma jooksma pean. Aga see õnneks läks nagu päris ruttu mööda ja midagi hullu nagu selles suhtes siin ei juhtunud, et mingeid aknaid katki ei olnud ega midagi, et see maavärina kolle siis oli ookeanis. Ma nüüd täpselt ei mäletagi, kui kaugel ta oli. Kuskil siin meie ja Pruumi vahel ookeanis ta oli. Aga jah, see oli nagu väga huvitav, et see oli ka elu esimene maavärin nii-öelda siis. Ja paljud muidugi ütlesid, et me ei tulnud üldse midagi ja nemad arvasid kõik nagu reaalselt nagu kõik kommentaarid olid mingi, et ma arvasin, et see oli lihtsalt mingi kellegi pesumasin, minu enda pesumasin, kuna see oli pühapäevane päev. Ja selliselt inimestel pesumasinad huugavad igal pool. Siis ja kes olid siis need, kes nagu tundsid ja minu arust oli nagu nii näljakas, siis et mul kõrvades nagu räigelt surus päris pikalt veel. Timo arust ei olnud ka midagi väga erilist muidugi. Aga ei, selles suhtes huvitav kogemus, õnneks nagu midagi hullu selles suhtes ei juhtunud, eks ole. Aga ütleme nii, et kui oleks midagi hullu juhtunud, siis väga enam uuesti sellist kogemust ei tahaks kogeda. Ühesõnaga, ma sain tingi ennast valmis, nüüd me hakkame varsti minema sinna Pannavoonika poole, kus see üritus siis on. Ja me peame varsti siit korterist välja kolima, ma arvan mingi 2,5 nädala pärast on see. Ja meil on viisa lõpuni 2 kuud ja. Ma mäletan, kui mul oli vahepeal 3. või 4. kuu jooksis siin, see oli lihtsalt nii räme koduigatsus. Ja nagu lihtsalt mõtlesin, et oh my god, siin on nii kaua veel olla. Ja siis see linn tundus nagu veel nii naljakas ka, nagu nii väike. Keset kõrba mitte midagi teha ei ole. Selles suhtes, et siin on kino ja siin on kino. Aga nagu need filmid jõuavad siia ülihilja lihtsalt näiteks. See, mis uus Kiireti ja Vihasti film nüüd tuli. See tuleb alles nüüd sellel nädalal sisse. Täna on 7. september. Ja ma ei tea, ma arvan, et see on juba kuu aega vist muidu kinodes olnud üle maailma. Ja ühesõnaga nagu see kino on nagu vanad. Nagu need toolid on sellised, nagu istuks vanas ekraanikinos, nagu lihtsalt sa ei suuda seal istuda kaua. Ühesõnaga sa seal tihti käi, on ju. Aga nüüd on järsku kuidagi nagu aeg nii põljedesse läinud, et meil on siin ainult 2 kuud olla. Ja ma lihtsalt mõtlen, kogu see aeg nagu tormab, et nagu please stop vaata. Et see kõrb on nagu südamele päris lähedaseks saanud. Ja hinge pugenud. Ja ega enam siin nagu väga hullu midagi olla ei olegi, et oleme endale vahvad sõrad siit leidnud. Ja
olles ausad, siis me oleme nii palju tööd ka, et ega sa siin ei saagi aru, kui lihtsalt nädalad lähevad niimoodi mööda, et jah. Selline ta on. Peame ühesõnaga leidma endale koha. Ma loodan, et meil see koht on tegelikult olemas ka. Et Timo töökaaslane vist võtab meid enda juurde veitsaks. Ja ma loodan, et me saame siin selle raha ka tagasi, et ühesõnaga, kui sa siia tuled, siis kui Eestis on tagatis 1 kuu rent, siis siin on ka kuu rent ehk $1200. Ja päris jõhker on nagu mõelda Eesti üürihindadele ja siinsete üürihindadele, aga nii on. Ja ma loodan, et ma saan selle tagasi, sest et see, nagu siis kunagi ammuses videos rääkisin, siis meil oli see algus nii õudne, et mina oleksin valmis olnud ka koju lendama lihtsalt ära siit Austraaliast juba, sest see läks nagu nii naeruväärseks. Aga võib-olla ma räägin sellest siiski pikemalt, kui nagu kõik kriips on alla tõmmatud selle üüriagentuuriga. Ja võib-olla natuke räägin siis mõned hoiatused inimestele, kes tahavad ka lihtsalt oma korteri siin Austraalias võtta. Meil hakkas kevad, aga meil on ikkagi nagu talv oli siin siuke kena Eesti suvi ja me käisime eelmine nädal korraks mingi tund aega maksma, arvan, olime rannas. Ma ei olnud bikiinide peal, ma olin lihtsalt nagu jumpsuitis ja rääkisime juttu inimestega ja ma olin lihtsalt täiesti ära põlev. Mul oli nagu käed täiesti tulipunased. Noh, mingi ilus jötapäevitus siin ka. Ja mul on plätud jalas niimoodi, et mul on plätu jäljed jalas. Nagu väga jõhker päike on siin, nii et kui keegi mõtleb meie videodes, miks ma ikka nii valge olen, siis nahavähk on siin nagu väga hull teema ja väga nagu rannas ei käida ja austöödes, kui sul on nagu 24/7, 365 lihtsalt päike paistab, siis sa oled tõesti nagu, sul on nagu nii koppeis sellest, et sind ei huvita mingi rannas pikutamine nagu siis, kui sa Eestis oled. Aga ühesõnaga, ma lõpetan enda settimise, panen riidest ennast ja siis võtavad mind sõbrad peale ja me hakkame siis panna voonikasse sõitma, mis on 200 kilti tagasi Perdi poole ja natuke sisemaa poole, nii et lihtsalt hakkasin praegu filmima, ma loodan, et see on mingi vahva üritus, sest tegelikult nagu väga palju infot internetis ei ole. Nii et näeme siis, kui juba olen teel. Seega meiega siiski kaasa tulla ja me oleme paar kilomeetrit panna voonikas, paarkümmend, ma arvan. Ja me jäime tee ääres seisma, sest siin on puu, kuhu on töökossid inimesed pannud, ma ei tea, sidunud. Reedtöört ja muda ja siin on nii jõhkralt autosi, siin reaalselt kõik on vist nädalavahetuseks kämpama, jooma ja siin on siuke mõnus maalõhn, mida ei ole ammu tundnud. Nii et me vaatame, mis seal rekkide taga toimub. Saime piletid, kõigil küsiti dokumenti. Nii et näeme veel noored välja. No. Siin ei saa, ma arvan, kaardiga maksta kallis. Howdy!
tahad rääkida sellest, mis juhtus just? Sõitsi liiga kiiresti. Ja politsei tuli viiu, võttis maha. Ärge naerge trahvi. Aga ühesõnaga, sõidame ka ratasse tagasi ja siin sõidavad edasi-tagasi need maanteepolitseid ja nad ilgutasid mulle ja siin on 110 ja ma sõitsin 126-ga, nad ütlesid. Kus nii palju sellise saani või? Ma ei tea, kuidas mul nii palju oli, aga ühesõnaga ma loodan, et mingid väga suurt trahvi ei ole, äkki nad võtavad ainult paar punkti maha. Ma maksta ei taha neil. Käituge viisakalt, äkki Eks kohe kuuleme. Siis politseinud tegid mulle kiire trahvi $200 ja võtsid mult ära 2 punkti. Siin on siin tähendab juhilubadel on siis 12 punkti. Ja nemad võtsid mult 2 ära. Ja ma ei teagi, kui kiiresti need nagu taastuvad või mis sellest trahvist peab vist aasta aega möödas olema või päris täpselt seda ei tea. Aga see oli minu elu esimene trahv üldse minu sõidu ajaloos. Nii et ei ole hullu. Oleks saanud ilmselt hullem trahv olla. Jõudsime Palnavonikast karratasse tagasi, paneme soojad riided selga. Ja täna on siis ka Red Dogi festival, ehk siis 40 aastat on möödas. Ma ei teagi, millest 40 aastat möödas on, midagi Red Dogiga seoses on 40 aastat möödas. Ja siis me lähme vaatame, see on staadion. Staadionil näidatakse suure mingi ekraani peal Red Dogi. Meie armsad eestlased ei ole näinud seda filmi ja me lähme vaatame seda. You only must